tere tulemast Musta kassi taro lugemise hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitaro kaarte, nagu mul siin laual, ma loosin välja kõikide kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video, kuhu alla te saate oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde. Teie nädal algab siin müntide 9-ga. Müntide 9 on töö tegemise kaart. Müntide 9 on selline kaart, mis räägib, et teie ise olete oma laeva kapten, teie küürite tekki, teie juhite laeva. Tema kõrval on sauade 10. Sauade 10 on raske koorma kandmise kaart. Mis ma oskan öelda? Te olete kas endale ise võtnud või on teie õlule pandud raske koorem. Te nagu hakkate väsima selle koorma all. Ja kuna siin all on veel ka mõõkade 10, siis mõõkade 10 on totaalne läbipõlemine. See on niisugune väsimus, põhja jõudmine, et mul on lausa hirm teie pärast, hamburid. Ja te suudate särada vaatamata sellele, et teil on nii raske koorem, te peate mingit ränka koormat kandma, rasket tööd tegema. Ma ei tea, mis ülesanded te olete endale võtnud, armsad hamburid. Aga kuna siin on väljas ka sauade kuninganna, siis sauade kuninganna on hamburise. Tema on särav, tema on tark. Teda on teile tulnud ikka päris mitu head nädalat välja. See on see, et te suudate ka läbi pisarate jääda selleks säravaks ja targaks, kelle poole inimesed vaatavad. Mõni vaatab kadedusega, teine vaatab imetlusega, aga tähelepanuta te ei jää mitte üheski seltskonnas. Ka siis, kui te olete päeva läbi rasket tööd rüganud ja õhtul lähete peole, ikkagi nad vaatavad teie peale. Edasi tuleb siit müntide baas. No müntide baas tuleb töö uudistega, raha teenimise uudistega. Ja siin on kõrval alumises reas on ka müntide emand. No müntide emand on rahaasjades väga osav. Tema ei tee emotsiooni oste. Et mina mõtlen ka, et ärge siis endale enam uusi töökohustusi küll juurde võtke. Te saate selle rahaga, mis teil on, hakkama ja nende kohustustega. Sellepärast, et see läbipõlemise oht, see põhjavajumise oht on ikka väga suur. Ja te armastate küll kõike ja kõiki ja tahaksite kõigele meele järele olla selles mõttes, et tahaksite inimesi aidata siiras südamest, mitte nagu mingisuguse aupaiste pärast. Aga te ei tohi ennast ära unustada kõige selle aitamise ja kõige selle töö tegemise juures. Et muidu juhtubki see, et te põlete lihtsalt läbi. Et kui see baas toob teile mingisugused pakkumised, siis neid kaaluge igal juhul väga hoolega. Et lisatööd endale võtke siis, kui te suudate nagu ilma ennast ohvriks toomata nende ülesannetega hakkama saada. Mis ma räägin sellest armastusest ja teiste aitamisest, see on see keisrinna kaart siin, keskmine kaart siin alumises reas. No tema ongi see, kes kõiki tahab aidata, kõiki armastab. Tema on maaema, tema on, mis ma ütlen siis, ta on headus, ta on tingimusteta armastus, ta armastab loodust, ta armastab aidata, tema poole võid alati pöörduda, ta kunagi ei ütle, ei, mul ei ole aega, ei, ma ei taha, ei, ma ei tee. Tema läheb alati jooksujalul appi igale ühele. Aga siin on see oht, siin on tohutult suur oht, kui teie võtate endale selle, jooksen tema eest poodi, lähen teen selle asja ära. Lähen kaevan siin naabrinaisele aiamaa, ta ise enam ei saa, rohin ära tema lille ja peenrad. Töö juures ka näen, et töökaaslane on hädas, lähen aitan teda ka. Ma ju jaksan, ma ju saan, nad ei saa küll enam. Ei jaksa, et võite ju jaksata, aga kui te olete endale võtnud nii suure koorma, et te selle all murdute, siis te lõpuks olete läbi põlenud ja ma ei tea, tervis hakkab kärisema igal juhul, kui te ei suuda ennast hoida. Et siin on väga suur oht.
Loen teile kohe sõnad peale. Ükskõik, kui palju te tööd ei tee, kui palju te ei taha kedagi aidata, ennast ei tohi selle juures ära unustada. Tuleb puhata, tuleb osata öelda ei. Võib olla küll jah, et nad vaatavad teie peale, et mis mõttes. Enne aitas, nüüd enam ei tule. Aga teid on ainult üks. Teil on üks elu. Mõelge seda. Mõelge selle peale, kui te selle elu ära raiskate või kui te selle elu ainult rügate, siis lõpuks olete, ma ei tea, kuskil haigevoodis ja ravite ennast võib-olla 3-4 nädalat sellepärast, et ei suutnud ei öelda. Ma ei ütle, et ei tohi aidata, ikka võib ja peabki aitama. Aga mõõdukuse piirides. Just selles samas, et ennast ei tohi ära unustada. Iseennast tuleb ka poputada, iseennast tuleb ka aidata. Endale tuleb leida aega, puhata, olla ja elu nautida. No lihtsalt õudne on vaadata neid 10 siin, kui sauade 10 on tohutu koormuse kaart ja sauade mõõkade 10 on tohutu läbipõlemine, põhja vajumine. See on niisugune väsimus, et no siis polegi muud teha, kui teid hoiatada, et olenemata sellest, et suudate särada ka läbi pisarate ja et te armastate tõesti kõike ja kõiki ja tahate kangesti aidata, siis pidage piiri ja ärge ennast ära unustage. See ongi sõnum selleks nädalaks. Et olge tublid, pidage vastu ja ärge võtke endale lisakoormaid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.